oled noorem. Aitäh, et kohale tulite. Meid on kohal 57. Külaseltsi liikmeid on kokku 73. Üldkoosolek on igatepidi otsustusvõimeline, et võime isegi põhikirja hakata muutma. Väga ilus pühapäevane hommik, ega väga pikalt ei tahaks teid kinni pidada, aga selleks, et see üldkoosolek toimida saaks, peame valima juhataja ja protokollija. Et palun, Aili. Teen ettepaneku koosoleku juhatajaks Toomas Teppo ja protokollijaks Anu Elm. Ega me vist rohkem, et anname siis käega märku, kes on selle poolt. Ja poolt. Ühe häälse. Väga rõõm on näha nii palju inimesi korraga ühes väikses ruumis koos. Täna on meil hunniku protseduurilisi reegleid vaja täita. Kõigepealt kinnitaks päevakorra, et päevakorras oleks esimese punktina Jüri poolt sõnavõtt ülevaade tehtud ja eesootavatest tegemistest. Siis teise päevakorrapunktina oleks juhatuse valimine ja siis kolmanda päevakorrapunktina kohapeal algatatud küsimused. Kas võime nimetatud päevakorra kinnitada? Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Siis asume esimese punkti juurde. Annaks kõigepealt sõna Jürile, et räägib meie ajaloost ja tulevikust. Tere teile veel kord siis ametlikul koosolekul juba, et väikest ülevaadet teha. Panin siia endale lihtsalt märksõnad, et mis me nagu kuude kaupa ja oleme teinud ja mis üritused meil on niisugused nagu kestvad, mis käivad igast aastast aastasse, et ega me midagi siit uut pole leiutanud, et uus asi oli nüüd veebruarikuuses, kus me oleme vabariigi aastapäeval päikesetõusuga teinud lipu heiskamise ja kus siis on meil käinud külas siin ajaloopealik Rünno Saviir, Eldur Lääne ja sel aastal oli Jaak Valdre, kes rääkis spordiajaloost. Märts-aprill on meil kujunenud, et üks aasta saime naistepäeva pidada 22. aastal. Siis on tavaliselt teatrikülastused, mida meil organiseerib Anu. Et tema on meil siis nagu kultuurivolinik. Et mais on üks suur koristamise päev, on ta siis teeme ära talgutena või kuidas me teda nimetame. Tänavu aasta sügisel tegi Urmas suure töö lehtede tõrjumisel ära, nii et järgmiseks aastaks peab nuputama, et mis meil on, et lehti on suht vähe või kui tuleb suure pargi alt siia, et siis on kevadel midagi riisuda. No aga eks külamaja akente pesemine ja sellised asjad ole ikka meile tarvilikud. Juulis eelmine aasta või sel aastal oli mudajooks, siis me tegime väikse kohviku ka, et külaseltsile natukene raha teenida ja järgmine aasta on juubeli 10. mudajooks, et no eks me siis katsume ka midagi välja mõelda ja kuidagi nähtavad ja paigal olla. Et minu jaoks üks huvitavamaid asju oli eelmine aasta, kus me koos Rahvamaja ja Anu Kärstiga saime koostöös Kärneri tütre kuju avada. Et see oli päris niuke lustakas ja tore üritus. Samuti oleme me püüdnud külapäeva pidada ja eelmistel, kas ta oli 4. juba külapäev eelmisel aastal. Juba läheb sassi, ei ole kuskilt vaadata, vaatasid, et külapäeva pidasime, aga mitmendat. Ja tänavu aasta siis oli Pajusi küla 425. Ja nüüd te olete natukene istunud, et kui me jõuame selle aasta 7. juuli juurde, kui me avasime Einole mälestuspingi, et selle 4 aasta jooksul on siis meie külaseltsi meesseltskonda tabanud kaotus Viljo, Heino, Aivo ja asutajaliikme Lembitu näol, et paluks neid hetkeks mälestada püsti seismisega. Aitäh teile!
eelmine aasta käisid ka oktoobrikuuses meil või Pajusi pargis siis Põrnika klubi ja avasid ühe ilusa stendi, mis jälle meie parki natukene siin, ma ütlen meie park, et see on nagu meie elutöö olnud siin, et no tegelikult ta ei ole meie, aga no ütleme niimoodi. On ikka. Ja eelmine aasta 12. oktoobril siis suutis üks puu, niinimetatud laululava ära lõhkuda, aga õnneks koos meie talgute abi ja valla abiga siis on tänavu aasta see taastatud, et see on nagu tuiksoon siin pargis, et mis peab olema ja on sümbol ja kus alati vald või Pajusi rahvamaja teeb jaanitule, sellepärast meie nagu pole eraldi jaanipäeva pidanud, et kes soovib, see saab, et alati on tuli pargis olemas ja jaanipidu toimub. Ja edasi siis on sügisesel hooajal veel üks teatrikülastus, nii et üldiselt oleme püüdnud 2 korda teatris käia aasta jooksul ja ühe ekskursiooni teha. Ja 2 viimast aastat on olnud uhked jõulupeod ansamblitega Pajusi rahvamajas, aga etteruttavalt öeldes siis tänavu aasta otsustasime, et kuna see ressurss ka ei ole just eriti rõõmustav ja ansamblite ja nende tasud on ka ikka päris tublisti kerkinud, et peame jõulupeo külamajas, et olete nii tublid ja et see külamaja on nagu kummist, et me mahume kõik ilusti kenasti ära. Et ega ma ei oskagi rohkem nagu midagi siia lugeda juurde ja ega ideid ka ei ole. Nii palju siis, et meie külaseltsi juhatus on 7-liikmeline. Sinna kuuluvad Ailis Oolep, Anu Elb, Leo Tõnson, Lembit Paal, Jüri Vester, Toomas Tepo ja mina. Et siis sellest saate meid süüdistada, mis teile ei meeldi. Aga aitäh kuulamast, kuna ilm on nii ilus, et ei taha pikalt ja see valimisprotseduur võtab ka suhteliselt palju aega, et tahate seda ilusat niinimetatud talvepäeva juba nautida, et kui homme kohe läheb sulaks, et siis saab lumememme tegemiseks jõudu koguda. Aitäh teile ja kindlasti huvitav rahadest ka natuke rääkimist. Sest eks rahad ole põhiliselt, et kuidas me rahasid oleme saanud ja kuidas me neid see aasta oleme kulutanud. Mul on siin niisugune väike kokkuvõte tehtud, et kui palju me kuskilt raha oleme saanud ja palju me ise oleme teeninud. Nii et sellel aastal me saime vallalt 2750 tegevustoetust meie tegevusteks. Nii. Me ise teenisime tulu 3964 eurot. Väga hästi. Ma võin öelda, kus see tuli. Külamaja üüridest. Me üürisime välja külamaja 22 korda. Muud üritused ka siin külamajas, aga lihtsalt see tasuline oli 22 korda. Liikmemaksusid kogusime 780 euro. Mõned olid nagu meil võlglased, kes siis ära maksid ja sellepärast on see summa nii suur ka. Siis me üürisime välja lahti käidavat toole. Sealt me saime 500 euri. Need läksid, teate, Kihnu. See oli sellel ajal, kui meie olime ka Kihnus, siis Mati Kaske viis sinna need toolid. Mina algul ei teadnud, me teadsime küll, et nad läksid, aga et nad just see päev läksid. Ja nad olid seal 2 nädalat. Nii et näete, kuidas meil kokku sattumine. Siis me siin arutasime kriisiplaani ja me saime kodukandi ühendusest ka 250 euri.
ja nagu Jüri juba enne ütles, lõõtsapillipäevast saime ka 300. Nii et noh, omajagu. Ja vaat selle ma vist jätsin ütlemata, et külamaja üür rentisime 22 korda ja see oli 2134 euri. Nii et see oma finantseering tuligi 3964. Nii. Ja kokku me kulutasime 5090 euri. Ja kui nüüd võtta palju meil siis veel tänase seisuga jääk on, et tulusid oli 6714, kulusid 5090, siis praegu on 1624 euro. Aga meil on veel 2 kuud veel maksta igasugused muud asjad siin, kõik need signalisatsioonid ja siis prügiveod ja värgid. Ja muidugi aasta algul ka, me veel ei tea üldse, kuidas me vallatoetust saame. Ja praegu on veel elekter maksmata, vald pole veel meile arvet esitanud selle aasta kohta. Nii et loodame, et tuleme otsaga välja. Et niisugune on siis rahade seis, nii et me väga viletsas miinusesse me jäänud ei ole ja me ei tohiki jääda, katsume ikka nii teha, et me ikka oma rahadega välja tuleme ja küll me ikka tuleme ka. Nii et kui küsida on midagi, siis ja kui mul ikka peas kõik meeles on, siis ma vastan ka. Ja kui ei kohe ei vasta, siis vastan hiljem. Uue juhatuse põhikirjas on öeldud, et maksimaalne juhatuse liikmete arv on 7, aga see ei pea olema 7, see on praegu meie koha peal siin otsustada, et kas me olime 7-liikmelise või väiksema juhatuse. Ja põhikiri annab ka õiguse juhatuse esimehe valimiseks üldkoosolekule. Üldkoosolek võib ise valida juhatuse esimehe või jätta selle juhatuse otsustada, et selle me peame ka nüüd ära otsustama. Siiamaani on küll juhatus alati ise endale esimehe valinud. Paneks siis kõigepealt paika juhatuse liikmete arvu, et kas valime juhatuse 7-liikmelise või väiksema, kuidas arvate? 7. Ja siis ongi aeg kandidaate üles seada, et palun, kes võiks olla juhatuse kandidaadid? Jüri Vester. Jüri Vester kohe jah. Jüri ei meid kusa selle pliiatsiga. Ailis oled? Anu Välit. Ärge Anut pange. Mis Anul viga on? Mis Anul viga on? Võib-olla Anu astuks vahepeal välja. Kus sa lähed? Kui on vaja astu välja, ka praegu paneme kirja. Kes see kultuuritööd teeb teatris või? Jah, ei astu sa kuhugi. Endisest juhatusest Leo ei ole kohal, aga Leo andis nõusoleku ja Lembit tervislikel põhjustel ei ole nõus kandideerima. Siis tuleb Leo Tõnson. Leo Tõnson. Silver Seeter, kas keegi? Kaja, ei ole. No vot, see õiga. Silver, näita ennast ka korraks, et... No nii. Seda, ma tänan ettepaneku eest, aga võib-olla juhatus peaks olema natukene vähem võõras liikmetele. Ei, väga hea. Värsket vett ja häid.
ja Kai Soole. Ma 100% ei saa panustada, siis ma selle hooaja jätaks vahele. Kai, see ei ole üldse oluline, et sa 100% oleksid kohal koosolekutel, et kui sa vahepealgi saad käia, on ka väga hästi. Peab ikka Mina ka alati ei saa, ma olen tööl ja miks peab. Paneksime veel Kaja Ailaste ka veel. Kaja Ailaste ka. Kaja võib olla küll. Et mina läheks muusikale vaatama, teised ei taha, kõik ei taha, noh. Et aga nüüd on välja valitud, noh, mis te tahate siis, 7. jaanuar Vanemuine, see Madisson maakonna sillad. See on hea, ma tean, siin räägivad, et on hea. Jah, see on Rakvere oma, aga see esineb nüüd Vanemuises, 7. jaanuar. Häältelugemiskomisjon on oma tööga valmis saanud, jagab nüüd hääletussedelid kõigile laiali. Pidage siis meeles, et teil on 7 häält, see tähendab, te saate teha sinna paberi peale 7 risti. Inimeste taha, keda te tahate, et oleks juhatuses. Häältelugemiskomisjon on töö lõpetanud, et anname siis sõna häältelugemiskomisjoni esimehele. Häältelugemiskomisjoni koosseisus oli siis komisjoni esimees Merlin Vint, komisjoni liige Mari-Liis Siirmäe ja komisjoni liige Marko Soolek. Külaseltsi üldkoosolekule on registreeritud 57 külaseltsi liiget. Jagasime laiali 57 sedelit. Tagastati ilusti 57 ja rikutud sedeleid ei olnud. Aga mis me siis räägime veel midagi, hakkame kohe häältest või? Me hakkame siis niimoodi siit, me hakkame segamini ütlema, see on põnevam äkki ja pärast loeme selle toppi, see on põnevam. Leo Tõnson 41. Anu Elk 39. Toomas Tepo 57. Maksimum, no rohkem ei saanud saada täna. Proovisime kraapida igal poolt ja 10 korda, aga no ei. Aili Soolep 53. Kaja Ailaste 12. Jüri Siirmäe 53. Oi, vabandust, jaa, ei tunne oma isa ära. Päeva lõpus. Ütlen siis kohe Jüri Vester, mul on siin järjekord pandud 36. Kes meil veel puudu? Silver 40. Kai Vaimets 35. Nii, nüüd on kõik. Mait poiss ka, Mait Soolep 33. Ja Pajusi külaseltsi juhatuse uued liikmed on siis järgmised. Toomas Tepo 57 häält, Aili Soolep 53 häält, Jüri Siirmäe 53 häält, Leo Tõnson 41 häält, Silver Seeper 40 häält, Anu Elk 39 häält, Jüri Vester 36 häält. Jõudu tööle teile!